Nii, nüüd on tere hommikust. Nüüd salvestab. Kõik on kuulda, kõik on hästi. Nii, vaata. No. Nii, täna tuleb juttu siis järgmistest asjadest. Mina üritasin leida seda sisenemiskohta nafta peal. 2 korda ei leidnud, 2 korda sain 70 pippi pluss miinused endale tasku. Siis olid meil euro positiivne asjad. Ehk siis Prantsusmaalt tulid head uudised tervele eurotsoonile. Sellest tuleb juttu. No ja siis see nädal algab siis Inglismaa ja Brüsseli jutt sellest Inglismaa Euroopa Liidust väljumise kohta. JBP-d nagu arvatavasti ikkagi pani trendi paika. Ma ei tea, kas keegi kauples ei kaubelnud. Mina kuidagi jätsin seda 2 silma vahele ja ei teinud seal tehinguid. Ja Trump aitab jeeni päris kõvasti. Nii siis hakkame rahulikult, teeme soojenduse, paneme asjad paika ja siis läheb lahti, siis kõik asi läheb naftast, siis minu kõige halvem ja nõrgem koht. Ma siin otsin neid korrektsiooni miinimume. Alguses läksin sisse, nagu te näete, see oli eelmine nädal, siis üle-eelmine nädal oli väike kaotus ja siis eelmine nädal oli selline kaotus ja siis veel üks kaotus tuli reedel. Siis miks ma tegin neid tehinguid? Miks ma tegin selliseid tehinguid, kus ma sain kaotusi? Esimest tehingut ma tegin sellepärast, et ma mõtlesin, et kogu see 5-laineline struktuur on siis, kuna kogu see asi oli korrektsioon, siis 5-lainelise struktuuriga ta võib lõppeda, kuna zigzag lõpeb 5-ga ja siis ka flat lõpeb 5-lainelise liikumisega. Ehk siis ma mõtlesin, kogu see asi on siis viimased 5 lainet allapoole. Siis ta moodustas siia ilusa haamri, nagu te näete. Ja kuna see on tehnilise analüüsi figuur, miks mitte seda ka kasutada. Kasutasin seda haamrit. Mõtlesin, et okei, nüüd on see pöördemoment täitsa paigas. Ja siis sooritasin ostu mitte öösel, siis kohe, kui see uus päev hakkas pihta hommikul ja tuli välja, et tehing tuli täpselt maksimumi peal. Siis tuli langus. Okei, ei tulnud välja. See oli siin. Ja nüüd siis tegelikult viga on siis järgmine. Kui ma siin seda teivi peal tegin seda tehingut, siis nagu te teate, stop lossi ei saa panna siia küünla keskpaik kohta. Stop loss pidi olema siin allpool. Kuna ma läksin 47,8 sisse, ma mõtlesin see 46,4 on 140 pippi stop lossiks. Ma mõtlesin, see on kuidagi liiga palju. Ja siis alguses panin 46,8 ja pärast hakkasin tõmbama üles ja siis tõmbasin ta 47 peale. Ja siis siit tuli ka see karistus. Et langus tuli. Ja siis ma mõtlesin siis, kui hakkas siin ülesse kasvu, mõtlesin, et kõik on okei. Ja tõmbasin siis tehnika järgi stop lossi täpselt siia 47 peale. Samas näete selline tunne, et kogu see impulss, mis siin oli ja see, mis tekitas siia seda haamrit, see vist ei tööta. Nagu te teate, midagi 100% ei ole. Seekord haamer ei töötanud, seega tuli mul ka kaotus sisse. Aga ma ikkagi vaatan ülespoole. Samas ärge nüüd kiirustage selle naftaga. Kui nüüd vaadata kogu seda liikumist siin, siis kui nüüd kasutada seda Fibot, siis tegelikult jah, see koht siin, mängukoht ongi praegu, siin on ka kanal joonistatud, ehk siis 46,5
46,6 on see koht, kust võiks siis proovida veel korra osta. No siis, ma ei tea, siin stop-lossidega on ikkagi selline jama, et stop-lossid on ikkagi päris suured. Ja kuna mina siin 3 korda järjest eksisin, üks oli väike eksimus, siis eelmine nädal 2 suurt eksimust, siis kokku mingi 150 pippi kaotust, siis et ma praegult eriti ei kiirusta siia sisenemisega. Samas terve maailm ootab, suured analüütikud, mis nad ootavad mingi 44. Miks nad ootavad 44, ma ei saa aru. Okei, andmed on nafta negatiivselt välja tulnud, aga 44 on vist liiga allapoole. Ma ikkagi arvan, et kogu see trend, mis siin on alanud siit 26 on ikkagi juba kasvav asi siin kuude peal ja nädalate peal. Aga vaatame. Minu meelest on ikkagi see suur langus siin ikkagi ära lõppenud, et mina ikkagi vaatan siia ülespoole. Samas, okei, kui nüüd need lähevad 42 allapoole, siis vist selline tunne, et kogu see jama oli, siis kogu see lugu, mis siin oli, see siis tuleb välja korrektsioonina välja. Praegult veel ei taha selle peale mõelda. Praegult ikkagi jään ootama ikkagi seda kasvu siin siia ülespoole, et ikkagi minu meelest kogu see hind, kogu see langus, mis oli siia tehtud sisse, see oli poliitilised sündmused, kus langetati seda nafta hinda, et Venemaa tunneks ennast halvasti. Venemaa tunnebki nüüd ennast halvasti. Aga samas Ameerikas on ka niimoodi, et kõik need naftatootjad ja kõik need inimesed, kes on naftaga seotud, ikkagi üks barreli väljapumpamine koos töötlemisega on ikkagi umbes $55. Ehk siis miks ameeriklased ei taha ju ka töötada miinusesse, et sellepärast õige hind ongi vist see 55 ja kuna õige hind on 55, siis ka kogu kasv peaks siis siia üles jooksma. Selline on siis minu naftavaade, aga nüüd sisenemiskohaga on nüüd väiksed probleemid tekkinud, kuna ma mõtlesin, et alguses oli minu jaoks see oli impulss, ma siit lugesin välja 5 lainet, pidin sisse minema selle korrektsioonilise koha peal, kasutasin natuke teist mudelit, sain vastu pead, õige koht peaks olema siin, samas kui on nüüd näha, ikkagi see kogu korrektsioon on jätkamas, mis mina mõtlen, kui nüüd see haamer peab paika ja uut miinimumit alla ei tule, siis arvatavasti ikkagi kuskilt siit võib tulla seda kasvu. Et siis praegult, kui nüüd ikkagi võtta arvesse kõik see lugu, ma arvan, viimane koht, kus võiks sisse minna, on siis mingi 46,6 ja väga lühikese stop-lossiga. Ehk siis, kui lähed mingi sisse 46,7, 46,6, kohe siis ka stop-lossiks, ehk siis entry 46,6, 46,7, siis stop-loss on kohe väga lühike, siin kohe 46,4. Et kui kõik läheb hästi, siis see on viimane võimalus, kus saab sisse minna. Kui vajub alla, saad kaotuse 30 pippi, mitte nagu mina, 70 või 80 ma seal sain. Jõhker. Et siis lühikese stop-lossiga, samas siis sinu take profit on siis väga-väga suur, ehk siis vähemalt sellest haamri tipust ülespool, ehk siis 46,6, siis stop-loss on umbes, take profit on siis 48 midagi, 48 pluss raudselt, ehk siis teenid siit 200 pippi ja kaotuseks on sul ainult 30 pippi, ehk siis väga vähe, ehk siis see on juba normaalne tehing, see ei ole see tehing, mis mina tegin. Mul oli stop-loss päris suur ja ma lootsin ka suurele liikumisele. Ei tulnud.
juhtub. Nii et viimased võimalused siin sisse minna, aga nii kuidas ta läheb praegult, selline kahtlane tunne, et see siin jääb ära, et no näete, vajub ja päris kiiresti vajub, ehk siis sa ei saa vajumise peal tehinguid avada. Sa ju saad tehinguid avada ainult siis ja siis, kui sul asi vajub, siis jääb siia seisma, teeb midagi ülespoole, teeb tagasi ja alles siis sa saad osta. Ehk siis selle vajumise peal, mis sa siin ostad, kuna põhja sul pole olemas, sa ostad, sa ei tea, kas on põhi, ei ole ja otse loomulikult sa ei oota siit välja seda ilusat liikumist ülespoole. Ehk siit maksimum, mis sa saad loota, kui sul põhja pole, ostad, kui sul õnnestub lihtsalt mingi 10-20 piipi kätte saada, see ongi kõik, aga samas sa võid endale lossi saada siin päris suure ka, et praegult ostukohta ei näe, ostukoht saab tekkida siia ainult siis, kui midagi sellist, siis midagi sellist siia veel ja nüüd läheb. Et siis praegult jääme ootama, millal graafik jääb seisma, vähemalt moodustab midagi sellist, et siis seisak peaks toimuma. Nii, nüüd lähme üle palju parema graafiku peale, milleks on siis Euroust ja Eurousti peal mina panin täna hommikul kinni siis 2 tehingut, üks oli siin avatud, teine oli siin avatud. Miks ma tegin neid tehinguid? Tuleme tagasi slaidi juurde. Kogu asi muutus siin poliitiliseks ja midagi tehnilist ei mänginud, midagi lainelist. Laine osast oli küll siin midagi mängus, aga suur osa oli ikkagi pööratud just uudise peale, fundamentaalanalüüsi peale tehtud tehing. Ja ma arvan, te kõik ka seda nägite. Ja see nüüd ilusti juba mahub siia süsteemi, siis kogu see lugu nüüd hakkab siia ilusti üles minema, siia 209 peale vähemalt. Oi, midagi selle ära kustutasin. Oota. Niimoodi. Nii, teen ta väiksemaks praegult. Nii siis, kuidas see asi nüüd välja näeb? Miks ma tegin neid tehinguid? Nii, minna on veel natukene vähemalt, minna veel on siia 109, nii ma panin juba kinni. Minu jaoks piisas sellest, et me saime sellest esimese korrektsiooni jala maksimumist ülespoole. Saime minu jaoks täidetud asi, sest ma tulin 2 tehinguga sisse, kokku sain 100 pipsi kätte, päris okei tulemus, aga nagu te näete, 1 tehinguga ma olin sees 1, 2, 3,5 päeva ja teisega olin siis 1 päev sees. Midagi halba selles ei ole. Pidurdasin päris kõvasti siin, pidurdasin küll, avasin ainult kell 3 seda tehingut, kusjuures pidin avama seda tehingut otse loomulikult mitte kell 3, vaata. Esimene raund siin, ehk siis teen selle graafiku siia kollaseks, ehk siis see oli korrektsiooniline osa. Nagu ma ütlesin teile, mis on see reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev, esmaspäev. Esmaspäev saime kokku sisse, kokku teiega webinari peal pakkusin 107, 107, 1068 vist magusaks kohaks. Okei, kell 1 kõik magasid, jah, et võib-olla keegi avas siin tehingut, sest märkas ära seda korrektsioonist mudelit. 3 jalga oli tehtud, kõik oli paigas, võis tehinguid avada, kuna kogu asi oli sellises uptrendis, siin korrektsioonilises uptrendis. Kes avas kell 1 öösel, tubli mees, tubli naine, tubli kaupleja. Mina magasin ja ei näinud seda, et teisipäeval olid käimas siis esimene voor presidendivalimistest ja otse loomulikult oli 2 asja, ehk Marie Le Pen ja kui tema oleks saavutanud edu esimeses voorus, siis euro oleks teinud kohe siia kiire languse.
kuna võitis tema oponent demokraatlikust parteist vist, siis Prantsusmaa saatus ja euro saatus rahunes ja midagi radikaalselt sellest demokraatlika partei esindajast ei ole tulemast, ehk siis see kurss jääb sama nagu sellel hetke presidendil, mis ta oli, mingi see prillidega mees, popugai, ei mäleta. Okei, nii, ja siis võitis tema kaaslane ja siis selle pealt toimus rünnak ülesse. Otse loomulikult, kui ma ärkasin hommikul kuskil kell 8, siis ma pidin kohe selle uudise peal, selle fundamentaalse uudise peal ostma. Noh, minu ost jäi 40 pippi hiljaks, et juhtub selline asi. Ja siis veel hakkas jama selle korrektsiooniga pihta, ehk see kaitsti seda 108.20, kaitsti päris kõvasti ja siis reedel tuli see impulss siia sisse, siis ma mõtlesin, okei, nüüd on siis see koht olemas, korrektsioon siin toimus, jõud oli kogutud selleks, et murda läbi sellest 108.20 tasemest. No ja auk tuli sisse ja siis täna hommikul ärkasin ja siis panin neid tehinguid kinni. Nagu näha, stop-loss oli siin. No seda stop-lossi ei tõmmanudki üles siia, sest lihtsalt läbilöök oli toimunud ja kogu moos. Ehk siis asi läks päris hästi siia kiiresti üles, et ops, oi, valesti parkisin auto, vaadake, pean ümber parkima. Nii, siis niimoodi kauplesin rahulikult ja nüüd siis, kuna kogu see asi on veel ülespoole liikumas ja mina näen, et on olemas veel võimalus siin ülesse minna kuni 1.09, aga nüüd on selline lugu, kuna Trump siin kõvasti aitab kõike peale usti, siis on selline tunne praegu tekkinud, et me siin läheme võib-olla lähemegi isegi natukene rohkem üles, ehk siis, no okei, 1.09 täpselt on see koht, aga selline tunne, et kui Trump nüüd jätkab oma sellist sensatsioonilist poliitikat ja siis võib tulla ka siit 1.10. Miks siit võib tulla 1.10? Nagu ma sain aru uudistest, siis asi on selles, ehk siis Obamacare, ehk siis see, mis Obama tegi, seda nüüd tahab Trump kuidagi moodi muuta ja kui nüüd see muudatus sisse ei tule, siis kui nüüd selle muudatuse poolt ei hääletata Republika mehed, siis langeb see ust päris kõvasti. Ehk siis nüüd peate jälgima, mis saab sellest Obamacare tšekist, mida Obama kirjutas välja seal Ameerikast. No, kas seda muudetakse või mis selle saatus on. Et seda nüüd peab pidevalt jälgima ja noh, ma arvan, et selle peal vist tuleb järgmine osa USA dollari langusest, et läheb ta veel siia ülespoole. Veel on minna, ehk siis miks on veel minna, sest kui nüüd seda osa siin vaadata, siis see osa siin, niisiis see osa siin on siis esimene osa siksakist, siis tuli siia korrektsioon sisse ja nüüd siis on kuna siia on tekkimas selline duubel siksak arvatavasti, siis siin on veel meil esimene osa, teine, kolmas, neljas ja viies, ehk siis veel on siin ruumi üles raudselt minna ja noh, ma arvan, et
see, kes tahab, see saab siin veel mõned kümnendikud piipsid endale ka kätte ka. Nii, oodake, mis siin on olemas. Nii, kus sa võiksid põhjendada oma euro suurt stop-lossi piiri ehk kus sul esialgu TP oli praegu on näha, et PL suhe on all. Ja, on küll, et suhe ongi praegu, oligi alla 1, sest ma jäin hiljaks. Ma jäin kõvasti hiljaks. Ma pidin ostma selle koha peal. Kuidas seda? Ma jäin hiljaks oma ostuga. Ma jäin hiljaks 40 pipsiga oma stop-lossiga hiljaks, ostuga hiljaks, ehk siis ost pidi olema hommikul 1.07.7, mul on 1.08.07. Ma panin siia, sest igast asja võis juhtuda. Pärast ma pidin seda ülespoole juba tõmbama, ei tõmmanud üles, vähemalt siia pidin tõmbama, kuna see oli korrektsiooni lõpp siia, siis oleks juba suhe natukene parem. Siin ma panin ka alguses siia, siis pärast reedest miinimumi juba pidin ümber tõstma, aga samas, kui ma hommikul ärkasin, siis ma juba midagi ei teinud, et seda stop-lossi tööd ei olnud tehtud ja eriti kiita ei ole, aga lihtsalt läksin välja selle fundamentaalse tehingu peale, et siis arvestades seda, et uudis on euro positiivne, läksin selle peale sellest kohast, kust juba oli hilja minna, aga ikkagi oli näha, et me surume sellest 1.08.25 tasemest ülespoole, nii et muurame seda. Ja selle peale läksin, aga jah, seda tehingut eriti kiita ei ole. Kui te näete, et midagi positiivset on toimumas mingisuguse valuutaga ja otse loomulikult ostate kohe, mitte ei istu siin 1, 2, 3, 4, 5, umbes 6 tundi istu ja lihtsalt passite seda monitori peale, et kasvab ju, miks ma ei osta. Nii kui näete, et mingi sündmus on väga positiivne, siis teete kohe ka tehingut. Et see tehing siis nihutage 40 piipsi alla, siis on kõik okei. Nii. Ja ost kohe vastu panusse ja minu lemmik asi tegelikult, mina teengi niimoodi, et ost kohe vastu panusse. Aga karistus tuli, et aga siin tegin seda kannatuse levelit, sain endale ülespoole, et siis 4 päeva istusin tehingus. Mis teha? Nafta peal sel samal ajal tegin kaotused endale. Nii. Nüüd siis kõige magusam koht, mis oli oodata. See, mis ma pakkusin, see, mis lõpuks raske osa lõppes. Ja siis siin esmaspäeval, kui me olime, siis see hind oli meil teiega 65.2, praegu on siis 67.2, ehk siis 200 pippi lendas. Ja samas ta lendas siin kohe, millal see 21. ehk siis, keegi ostis GPP kaadi, sest GPP kaad arvatavasti nüüd läheb päris pikalt oma teed siia üles, et siis lõpuks ometi juhtuvad ka sellised rasked korrektsioonid, aga pärast seda läks ikkagi see paar päris kõvasti ülespoole ja aina kasvab. Ainuke asi, mis nüüd siin võib olla, see Brüsseli asi, aga see vist tuleb selline lühiajaline, siis praegult on siis mängus niimoodi asjad. Nüüd see vastupanu, mis oli, siin 66, siis see vastupanu oli tegelikult siin toetuseks ja seda toetust testiti ära ja sellest ta sai veel ühe löögi siia ülespoole. Nii et JBP CAD siis peaks päris hästi siin lendama ülesse veel, ehk siis vaatame. Okei, siin H4 peal ei ole midagi vaadata, korrektsioon oli pikk. Järgmine selline huvitav koht, tegelikult huvitav koht ongi praegult, ehk siis lokaalne
lokaalne vastupanu, mis siin on 1,67,17. Aga ma arvan, et sellest 1,67,17 me saame jagu, sest see on selline lokaalne, sellist palju huvitavam koht on juba see 1,70. 1,70 on juba palju huvitavam koht, nii et kui nüüd siit ka jagu saame, siis nagu ka AUD-NSD peal mäletate, ma näitan, läheme kohe AUD-NSD peale üle ka, et siis mäletate see tühi koht, et siin sama lugu, see tühi koht, 1,67,2, 1,70, ehk siis tühi koht on 280 pippi, mis tähendab, mingit stoppe seal ei ole, selle peal võib lennata GPB kaart võib lennata siin päris hästi ja nii et siit saab osta ja siit saab päris hästi arvatavasti ka teenida. Selline lugu, siis miks see on nii? Sest vaadake AUD-NSD-d. Meil oli teiega siin selline asi. Meil oli siin 1,075 ja siis järgmine hea koht oli siis 1,12,7. Meil oli siin suur tühi koht oli meil siin 500 pippi. No sellist midagi, mille vastu saaksid inimesed kaitsta oma müügid ei olnud. Seega see väljalöök siit 1,7,050 pealt oli siin kohe 250 pippi. Nii et pool sellest tühi kohast oli see väljaminek ja selle pealt võib ka proovida GPB kaardi peal sama asja teha, et kui nüüd 1,67,7 on läbi löödud, siis sama lugu ost ja siis pool sellest tühi kohast 140 pippi võiks veel siin ka kätte saada. Selline võiks olla see strateegia siin edasi. Nüüd siis selle AUD-NSD juurde. 3. päevalaine on ilusti ära lõppenud. Hetkel on siis käimas korrektsioon. Korrektsiooniga on nüüd selline lugu. Mina kaotasin AUD-ustiga, ma näitan teile. Mul tuli kaotus AUD-ustiga ja kuna praegu on siis käimas korrektsioon siin AUD-NSD kohas, siis ma ei tea, miks ma ostsin Audi. Ma pidin ostma NSD-d. Ma ostsin ka NSD-d, aga mul kasum tuli väiksem kui kaotus AUD-ustida. Sest ma tegin ühe lolluse. Siis siin on selline lugu. Minu tunne on järgmine, et siis 61% langeb kokku selle vastupanuga, mis oli siin 1,076, see oli siis suur vastupanu. Alates sellest kohast on nüüd see suur toetus. Minu tunne on järgmine, kuna Fibonacci järgi on see 61,8% korrektsioonist, siis ka kogu korrektsioon vist proovib katsuda seda toetust ja alles siit tõukab siia ülespoole selles 5. laines. Aga nüüd veel selline asi. Vaadake, see korrektsioon 2. laines oli lühike, korrektsioon 4. laines on raske, see vastab reeglitele. Ja nüüd on selline tunne, et see 5, millal ta siin algab, ega ta nüüd siin nii kiiresti ei edene. Ma arvan, et ta siin osade kaupa läheb ja ta küll arvatavasti läheb 1,10 ülespoole, aga see võtab oma aega siin. Nii et siin saab mängida, aga osaliselt. Ehk siis võtsid natukene, läksid välja, võtsid natukene, läksid välja. Aga asi on liikumis selle poole peale, et varsti siin see korrektsioon saab otsa. Sellised on minu mõtted AUD-NSD peal. Ehk siis praegult otse loomulikult osta ei saa, korrektsioonist põhja ei ole olemas, jääme ootama, millal see põhi siia tekib. Nii, nüüd näitan seda, mis ma tegin. Nüüd ma näitan oma väga suurt lollust.
Keegi ei tohi niimoodi tegema, et kui keegi teeb niimoodi, siis saab sama suure kaotuse nagu mina. nii siis. Okei, see siin väike ost oli, ma mõtlesin, see korrektsioon on siin ära lõppenud, aga ost ja kaotus. See oli uskumatu tehing, ärge niimoodi tehke mitte kunagi. Et stop loss pidi, kus olema stop loss pidi olema? Otse loomulikult mitte selle koha peal, vaid siin. Stop loss pidi olema siin. Kui korrektsioon läheb üle vanemale time frame'i peale, siis otse loomulikult väiksemalt time frame'i peal lokaalne toetus murtakse läbi. Nii et stop lossi suuruseks pidi olema ainult 32 pippi. See, mis siin on, see on 100% vale tehing. Nii et tehke sellest screenshot, vaadake see salvestus YouTube'is ja kui keegi teist teeb samamoodi, siis teage, et see on kõige rumalam viga, mis saab üldse olla. Et kui sa nüüd näed, et korrektsioon, kui see kogu liikumine lõppes ära ja korrektsioon on alanud juba vanemal time frame'i peal, mitte H1 peal, vaid H4 peal, pane see tehing stop loss, siia või veel siia. Miks mina panin siia, ma ei tea. See selline tunne, et ma autusti peal ei osanud üldse kaubelda. Miks ma panin? Ma mõtlesin, et kogu see lugu ikkagi läheb siia lõpuks ometi sellest 0.7740 läbi. Samas ma unustasin, et AutoNSD on lõpetamas oma kolmandat suurt lainet ja kõik see, mis ma siin tegin, oli kõik väga suur viga. Ehk siis ma panustasin surnuvale valuuta peale. Ehk siis see, mis pidi juba korrektsiooni minema, selle peale ma panustasin. Nii et analüüs läks täitsa paigast ära. Ja nüüd on niimoodi. See küll mingi hetk, see peaks nüüd jätkuma. Ikkagi ma loodan, et kogu see asi ikkagi läheb siia 0,8 peale ja murrame sellest 0,7740 ja siis 7840 ja siis läheme siia ülespoole. Aga üks oht on olemas siin ja see oht on siis järgmine. See kõik asi võib muuta selliseks kolmnurgaks. Oli üks kolmnurk. Nüüd võib asi muuta natukene teiseks kolmnurgaks. Et kogu see liikumine võib siin ära lõppeda. Võt niimoodi. Aga ma veel ei tea, kas on see nii juhtunud või ei ole. Siin peab natukene vaatama, mis siit saab edasi. Võt, et väga raske selline, väga lai kolmnurk ja mis siit saab, keegi veel ei tea. Ma isegi numbrid ei saa paika panna. A, B, C. Midagi on valesti. Ja, A peab olema siin. Nii, ja B peab olema siin all. Nii, et jätsite meelde endale, jah? Et keegi ei tee sellist lollust, nagu mina tegin. Ostsin üleval, panin stop lossi, ma ei tea kuhu ja siis, kui hakkas langus pihta, siis pidin käsitsi panema seda kinni ja siis ei arvestanud sellega, et Audi trend on hetkel lõppenud ja kõik valuutad tema vastu on alanud korrektsiooni, liikumist. Nii et kõige halvem tehing, mis sai olla, tehtud, sai tehtud. Mis tehtud, see tehtud, nüüd lihtsalt vaatan, mis siit saab edasi. Ma ikkagi vaatan siia ülespoole, aga siis selleks, et siin edasi jätkata oma vaatamist ülespoole,
see liikumine siin ei tohi nüüd uuele miinimumile minna, et siis siia. Et võib siin veel natukene mängida, tahaks midagi ilusat siia üles näha ja alles siis osta midagi. Et selline lugu. Noh, NSD peal tegin, nagu ma ütlesin. Ostsin, panin kinni. Stop loss oli pandud niimoodi ikkagi siia selle lokaalsele toetusele ja siin pidi olema sama pilt. Ma lihtsalt mõtlesin, kes on neist tugevam. Sel hetkel, no ma tegin seda, see on esmaspäev, reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev. Kui nüüd avada seda NSD graafikut ja vaadata seda päeva, reede, neljapäev, kolmapäev, teisipäev, siis teisipäeval kuni siin õhtuni välja, kuni 4-ni, jõud oli, siin esmaspäev ja reede, jõud oli, mõlemad valuutad olid sama jõuga. Ma ei teadnud, milline neist näitab paremat tulemust ja tuli välja, et üks näitas ja teine langes. Jama tuli välja. Nii et pidin ühele hobusele panastama, panin 2 hobuse peale. Nii ja nüüd kõige huvitavam inimene, kes saab üldse praegult olla. GBP. Ja see jätkab siin megakasvu siia ülespoole. Ja see jätkab siin oma kasvu ülespoole. Järgmine vastupanu on siis 1.25.7. Nii kiiresti, kui ta siin liigub ja lihtsalt uued maksimumid tekivad, mingisugusest korrektsioonist juttu ei ole isegi. Ma ei saa juba osta, sest ei saa. Lihtsalt stop lossid on suured ja ma lootsin korrektsiooni peale, seda ei tulnud. Asi lihtsalt jookseb ülesse. Iga hetk võib tulla alada korrektsioon. Seega ma võin iga hetk saada suure miinuse. Nii et ma pigem jään tehingust ilma, kui ma riskin siin suure stop lossiga. Okei, juhtub selline lugu, kui tunne on selline, et läheb, aga lihtsalt psühholoogia kohta osta ei saa. Mõtlesite sama struktuuri nagu euroust, siis audust peal. Jaa, mõtlesin küll, jah, seda. Aga euroustil oli positiivne uudis taga. Audustil ei olnud mitte midagi taga. Audusti peal oli surma minev trend. Ja sellega ei arvestanud. Mina üldse mitte kuidagi moodi. Ehk väike viga tuli minu arvestustest sisse. Ja. Nii, Ätta kohe. Kas riskantne oleks veel GBP ust osta TP? Võib parem oodata 5. laine valmist ning müüa otse loomulikult ei saa. Miks ei saa, sest graafik ei jäänud seisma, et kasvab ja tekitab uusi maksimumi iga päev ja päeva sees ka võib teha teile siin mõned maksimumid. Et siis see TP26.4 on õigustatud ainult siis, kui sa juba oled sees seal kuskil 1.25 pealt, 1.24.70 pealt sees, siis on okei. Aga praegult on mõttekam oodata seda, nagu mida mina ootan, on siis samamoodi seda liikumist natukene siia tagasi ja alles siis minna sisse siia ostu peale välja, et ma mõtlen, et kogu see suur jama, mis siin on toimumas, see on jätkamas oma teed ja ma ikkagi jään truuks sellele variandile, kus me läheme siia ülesse. Miks veel me peame siia ülesse minema, sest ma ikkagi mõtlen, et see euro JBP ikkagi läheb sinna allapoole.
sellepärast ma jään truuks sellele variandile siis. Kas võib küsida? Nimi on seal kuskil selles webinari, see nimi on seal kodulehekülje peal üleval olemas. Nii, nüüd siis selle JBP juurde. Ma arvan, et just see tagasilöök võib tulla homme, et miks mitte viimast korda selle Brüsseli kohtumisel, ehk siis see vist hakkab homme, 29. märts, ehk siis selle peal võiks tulla siia see viimane langus sisse ja siis, kuna see tuleb arvatavasti päris kiire siia sisse, siis terve maailm ja väiksed kauplejad mõtlevad mille peale. Mingi kõik Brüsselis hakkas pihta see läbirääkimised ja langus tuleb kiire sisse, siis hüppavad kõik ostudest välja. Samas minu meelest see langus siia allapoole, just see Brüsseli langus, mis võib tulla, et ei pruugi, aga võib, mina loodan selle peale, siis see langus annabki mulle seda võimalust uuesti osta JBP usti ja siis minna siit just selles 5. osas siia ülespoole. Ja see arvatavasti see osa siin tuleb päris kiire, et kuna läbirääkimised, kõik asjad on kõik juba hinna sees, ma arvan, et selle peal tuleb siia lihtsalt selline kiir rünnak ülespoole. No, selline mõte on siis siin selle naela kohta. Nii, mis ma tahan veel? Tahan öelda, et olete tublid, teid tuleb aina rohkem neid registreerumisi. Nii. See mulle meeldib, see meeldib kõikidele. Nii, jeen. No, tahaks õnnitleda siis keda? Seda inimest, kes küsis jeeni kohta eelmine nädal, kellel oli müük 1.12, mis tal oli? Päris palju, ehk siis langus tuli päris suur sisse. Ma ikka veel ei saa aru, kui kaua see võib langeda siin. Minu meelest siin on juba tekkinud ka divergents, selline päris tugev. Ja on tekkinud ka divergents, nii et minu meelest varsti on vaja avada siin H4 peal ostud, aga samas on see olukord siin päris raske, kuna see mees aitab päris kõvasti ja kuidas ta aitab, siis aitab niimoodi. Ta kogu aeg räägib juttu, mis ei klapi tema sõnadega, mis ta rääkis enne valimisi. Vot. Ja see investoritele üldse ei meeldi. Ja kuna see investorite üldse ei meeldi, siis investorid teevad niimoodi. Ja müüsid juba 740 pipsi, võtta palju, 700 pipi maksimumist oli juba müüdud ja praegult korrelatsioon, Dow Jonesi korrelatsioon jeeniga on 100%. Ehk siis selline lugu, et hetkel on see vana reegel paigas, kus Dow Jones langeb ja jeen kasvab, on paigas, aga see tänapäeval see reegel ei kehti alati. Et praegult see kehtib, aga kui see Dow Jones hakkab kasvama, siis vaadake, mis jeeniga saab. Ehk siis jeen võib olla selle peale isegi ei reageeri ja nõrgaks ei muutu. Ehk siis jeen on siin praegult üks vana kaval ja praegult kasutab seda oma vanad reeglit, siin 10-aastast reeglit, et siis Dow Jones langeb, jeen kasvab. No, minu tunne see hetkel nii kaua veel ei kesta. Minu meelest ikkagi
jaapanlased varsti tulevad trambile appi, et nende jaoks, nagu te teate, eelmine aasta nad ütlesid, et 110 on juba see, kus neile see koht ei meeldi. Nii et arvatavasti 110 tuleb esimene mingisugune kaitse ja asi läheb siia juba ülesse. Ja võib-olla siin tekitavad ilusa impulssi siia ja siis saab siit juba rahulikult osta. Nii et need, kes on müügis, kuna divergents on tekkinud, minu soovitus kinni panna, sest ma arvan, et kui ikkagi divergents on tekkinud, siis kas lokaalne mingi liikumine ülespoole võib tekkida ka. Et siis kaitske oma plussitehingut kuidagi moodi, kas stop-lossi tõmbamisega või siis osaliselt tehingust välja minekuga. Vaat selline lugu. Nii et nüüd on nii. Uus JBP langeb veel support 3 peale 108, mis läheb kokku FIBA D1 viimasest tõusust. Jaa. Saab küll ka nii teha. Et 108 on täitsa okei. Vaatame, mis saab 110-st. Et kui langeb 110-st alla ja Jaapanist mingit reaktsiooni ei tule, siis otse loomulikult see 108 on täitsa okei tase, kuhu võiks jeen edasi minna. Et see on hea mõte, et näete, täna on väga hea webinar, et tuleb päris palju kirjutamist ja väga tarka kirjutamist, et tänan teid. Et siis tegime head koostööd teiega täna. Jah, et minu meelest, kui 110 langeb, siis ka läheb edasi see langus siia 108 peale ka. Vaat selline lugu. Nii, et Euro JBP ja uus ka võimalik areng. Nii, Euro JBP, võimalik areng. Nii, siis Marko õnnitlen. Nii, Euro JBP areng. Selline lugu, et isegi kui praegult euro näitab ennast päris hästi, siis kui nüüd vaadata seda asja, siis selline tunne, et see läheb siia alla. Ja kui see läheb siia alla, siis ustjeen läheb veel rohkem allapoole. Et kui nüüd praegult niimoodi vaadata seda asja, siis jah, kui ta läheb nüüd siia alla, siis lähebki alla. Ega ta 116.3 vist ei puuduta. Lihtsalt kui ta nüüd see asi läheb alla ja euro ust läheb ülesse, siis ustjeen otse loomulikult läheb 108 peale ja vist isegi rohkem allapoole. Et vaatame, ega praegult selle pildi järgi allapoole läheb. Nüüd sellest 123-st ei ole isegi juttu praegult. Et siis kui oli siin, siis oli aktuaalne see koht. Nüüd see ei ole üldse, et langus toimub. Et siis selle pildi järgi praegult allapoole. Nii, ustkaad. Vaata, mul ei ole seda. Sest ustkaad ei ole minu üldse tugev külg, aga vaatame. Nii, ustkäed. Nii, kuna GBP käed kasvas, siis arvatavasti ustkäed ka kasvas. Ei kasvanud. Mitte midagi ei kasvanud. Nii, JBP ustkäed seisis terve nädal. Ustkaad allapoole läheb siia. Nojah, see on ilus liikumine, see on mingi kõver, allapoole läheb. 1.31, 1.32, 1.32.5 ja siis sellest edasi alla. Ehk siis just käed ootan allapoole. Mis tähendab JBP käed kasv sinna 1.7 peale ja JBP ust 1.28 peale.
praegu on siis selline olukord. Vot nii. Ehk siis järgmise esmaspäevani ma loodan, tuleb veel rohkem registreerimist. Ja siis edu teile kauplemises, et siis suured tänud. Tänane webinar meeldis mulle väga palju.